Kaitseväe Taralinnakus andis reedel Eesti Vabariigile truuduse tõotuse 400 Kuperjanovi pataljonis juuli alguses teenistust alustanud ajateenijat. Kui sõdurid jõuavad teenistusse, alustavad sisseelamist, saavad aru, kus nad on, mis asi on kaitsejõud, mis on siinsed käitumis- ja olemise reeglid, aga üsna kiirelt tulevad neile peale relvaõppetunnid, sõjatopograafia, praktilised orienteerumised, sideõppe, kuidas kasutada raadiojaamu, kõik sellega seonduv. Ja sealt edasi jõutakse juba välilaagrite välioskusteni, kuidas ennast moondada, kuidas varjatult liikuda, kuidas tegutseda postil, kuidas looduses hakkama saada, sest mis seal salata, tänapäeval linnastunud ühiskonnas, kuidas looduses hakkama saada, muutub aina tõsisemaks asjaks. Praegu on tegemist baasväljaõppega. Üsna tavapärane baasväljaõppe, nagu me seda oleme rakendanud viimased aastad. Ja julgen öelda, nad on olnud mitte halvemad kui varasemad aastakäigud. Nad on teinud oma ära. Olla valmis ohverdama oma elu isama ees, pidada kinni kaitseväe distsipliinis, nii täpselt ja vastuvaidlematult täita kõiki oma kohustusi, pidades meeles, et vastase korral seadus mind rangelt karistab. Sõduri baaskursuse läbinud ja sõdurivande andnud ajateenijad võivad nüüd kanda vasakul õlavarrel pataljoni tunnusmärki, milleks on naeratav pealuu mustal taustal. Ja see, et me seda vasakul õlal kanname, on tegelikult väga vana traditsioon. Tõepoolest, ülejäänud kaitsevägi kannab embleemi paremal. Meil on ta vasakul sellepärast, et paremakäelise laskeasendis, nii nagu see kunagi oli vasak külg keeratud ette. Ja kuperjanolased ütlesid, et nad tahavad, et vastane näeks, kes neid tabas. Võrreldes varasematega oli seekordne tseremoonia saanud ka uuenduse, sest esmakordselt tulid teise jalaväebrigaadi tseremooniamarsina ettekandele Eduard Tamme heliteosed Minu tervitus Sakala partisanidele ja kindluse vallutamine. Juba oktoobris on Kuperjanovi pataljoni lisandumas uued ajateenijad, kes annavad oma sõdurivande detsembris.